väga vabandan rohkearvuliste pealtvaatajate ees vahepeal internetikatkestuse pärast, kuna siin wifi't ei ole ja vanglamüüride vahel raudbetooni sees katkestusi. Kaduma läks teil üks voor vahepeal, mõlemalt poolt väga hea mäng, Tõnis viimase kuuliga eksis ja Kärdla sai 1 punkti juurde. Seis 5-0 Kärdlale hetkel. Nii, nüüd on niisugune lugu, et tuleb jälle katkestada filmimine, sellepärast et naised nõuavad kohtunikku. Aga abilised saabuvad ja tuleb meil siin telefonihoidja. Hakkas üle minema. Aitäh. I'm on my game. Pealtvaatajad küsivad, mis seis on. Nii, meeste mängus on Kärdla juhtimas 6-0. Ilmselt eelmises voorus saadi 1 punkt juurde.
paistab, et see voor hakkab otsustama esimese mängu saatust. Tõnis viskab kolmandat kooli. Henril on 2 kooli käes, Kärdlal on 5 kooli käes ja seis on 6-0. Naiste mängus paistab seis olevat 9-1. Angeelika Merike juhivad. Eeskuul lühike. Viru peab viskama viimase kuuli ära ja Kärdlal on endiselt 5 kuuli käes. Keeruline olukord. 0-6 seisul ka veel. Aga kuna finaal käib 3 võiduni, siis ühe mängu kaotus ei otsusta veel siin mitte midagi. Samamoodi nagu ühe mängu võit ei otsusta mitte midagi. Nii. Mitu punkti suudavad Kärdlamehed siis välja võluda siit? Kuna midagi otseselt ees ei ole, aga siiski otsustati lähimat kuuli lööma minna, mis on 30 senti kõrval kuul. Pihtalõviga tuleb peaaegu meeter ruumi juurde. Aga ei tabanud. Mis nüüd edasi on? Nüüd asetatakse 1. Tõenäoliselt kui tuleb punktiks, siis asetatakse edasi. Kui võidab üle kuulid ära, siis minnakse veel lööma. On minu arvamus. Aga mis mina tean? Suurepärane asetus. 2 punkti on olemas. Viimase nõksuga vajus ka see kuul vist punktiks. Mängijate kehakeel nagu ütleks, et see on punkt. Aga kohe selgitab olukorra lint. Ei olegi nii kindel. Pigem on praegu 2 punkti. See asetus läks pikaks. Viimane kuul ja lükkas 3. punkti kindlalt peale. Kohtunikud edasi ei pidanud minema mõõtma.
seis on 9-0 Kärdlale. Keskmise pikkusega mäng, 7,8 meetrit. Ja väga hea eeskuul. Mulle tundub, et siin filmis tundub see kuul kaugemal, kui ta siin päris elus paistab kõrvalt vaadates. Ja täiesti otse eest ka nii, et ei ole midagi imestada, et virumehed lähevad seda lööma. See vise tegelikult ei olnud nii palju üle, kui ta siin filmis endiselt paistis, et see snadi liikus taha. Nüüd on ruumi 2 meetrit, aga on oht auti visata. 80 senti, snadi taga on joon. Tõnise asetus. Võttis veel kord snadi kaasa, läks pikaks, aga jäi täpselt mängu. Kuna meil lai ekraan nurka ei ole sellel kaameral, siis oleme sunnitud ootama, kui kuul lendab ja tuleb siia. Viskab Mihkel Filipenko. Kuul tuleb. Ja tuli. Aga ei tulnud esimeseks. Herkman läheb sooritama lööki. Valmistub ja viskab. Viivas ja vastaste kuul läks auti. Viru meeste kord asetada. Nüüd on natukene keerulisem juba võita seda eeskuuli. Hea kuul, aga jäi natukene lühikeseks. Kas nüüd mängida oma kuuli pealt lüüa? Mõlemad on head variaadid. Õnnestuda oleks vaja. Seis on 0-9 ka, seda ei saa unustada. Kuulid on 3-3 käes. Otsustati asetada oma kuuli lähedalt. Tõnis viskab ja kuul lendab ja läheb auti. Kohtunikuna võin öelda, et see on naudis. Virul on veel käes 2 kuuli, Kärdlal 3 kuuli. Henri tuli
madala viskega, ilmselt oleks läinud pikaks, aga suund oli väga hea vastaste kuuli suunas ja jäi sinna ilusti esimeseks. Virul jäi 1 kuul kätte, Kärdlal 3 kuuli ja löömiseks. Kuul lendab ja üle. See võib minna ka siitski ja nii, siis on meil ainult üks variant. Praegu, kui sa mängid ka selle peale siia, mitte nagu out ja mitte täiega, aga lihtsalt nagu proovid selle kaudu essaksid. Sama maik. Nagu see eelmine ise oli jumal hea. Läks sinna selle koha. Vaatamata seisule 9-0. Mängib Kärdla kindla peale. Võtti kinni, noh. Oht on oma ära lüüa. Vastased ei saaks isegi 2-3 punkti siit, et kui saavad, siis ainult 1. Aga võimalus on veel esimeseks saada ja ise punkt võtta. Ja kuul tuleb ja tuligi esimeseks. Selge on ilmselt see, et Virumehed lööma ei saa minna. Oma kuul on seal nii lähedal, nii kui oma läheb minema sealt. 2 vastastele. Teisest küljest 0-9 seisult. Ikkagi ollakse vist asetamise meelt. Ja Hendri asetab. Ja kuul tuleb, lükkab, aga see oli väga hea vise. Aga ütleme, et kaldus natukene suunast kõrvale, oleks natuke tugevam olnud, tõenäoliselt oleks jooksnud snadi suunas edasi. Kärdlal 1 peal, 1 käes, viimane kuul. Ja see mängiti kindla peale, et mingit riski ei võetud. 1 punkt Kärdlale. 10-0. Naistel paistab olevat siis 10-2. Juhivad Merike ja Angeelika. Mängitud on 50 minutit. Mihkel jätkab suurepäraste asetustega. Viru on natuke taktikat muutunud. Alguses mindi niisugust kuuli lööma. Ja minu ja anti oma edu ära. Ma ei tea, kas te näete mind ka ja kuulete, sest vahepeal mul telefon ütleb, et ma olen võrgust väljas, et ma räägin siin oma ette, aga noh, iseenesest on see ka tore. Tõnise kuul tuli hea kuul. Ei tulnud esimeseks. Hendri löök oli seekord, ütleks, et väga lühike tema kohta. Kas noore poisil on tekkinud võistluspinge? Selge on see, et Kärdlal on niisugustes olukordades tunduvalt rohkem kogemusi. Tõnise teine asetus, mindi vastase kuuli peale mängima, aga
tulemus oli see, mis karta on sellise viske puhul, et kui läheb mööda, siis läheb pikaks ja on praktiliselt mängust väljas. 0-10 seis, 3 kuuli visatud. Mis nüüd siis teha? Paistab, et kaldutakse asetamise poole. Ja ka see kuul läks pikaks. Isiklikult siinkohal oleks olnud arvamusel, et oleks pidanud lööma, sest löögiga oleks ka väikse riivakaga vastased korra ringi saanud. Nüüd on keeruline seis. Kas lüüa või asetada? Lüüa pihta, lüüa snagi. Tundub, et Viru mehed läksid snadi lööma, mis on igati õige otsus. Ühe oma ajaviskega päästad vooru, võib-olla ka mängu. Natukene üle. Viimane kuul. Härdlal 3 kuuli käes, 5 kuuli käes, 3 punkti vaja. Viimane asetus, snadi taga. Muidugi on oht nüüd see, et kui snadi välja läheb, on mäng läbi. Esimene mäng. Aga mitte. Esimene lahing hakkab lõppema, aga sõda ei ole kaotatud ega võidetud. Mis me järgmise mänguga teeme? Kas filmime naiste või meeste mängu? 23 hääletajat on. Kihte löök. Härdlal 1 peal, 4 kuuli käes. Kaks häält on läinud meeste mängule, mis ülejäänud 21 inimest arvavad, et keegi mind pärast ei süüdistaks šovinismi. Nii. 4-0 on hääled. Mehed peavad kokku saama 12 häält. Hetkel on 4. Aga vahepeal ka mängus on toimunud muutused, et Mihkel asetas teise punkti. Ja viimast punkti on vaja. Ja seal ta tuli. Esimene mäng on läbi. 11-15, alustame teise mänguga. Jah. Nii, lähme filmime vahepeal ka naiste mängu lõppu, et ei saaks süüdistada päris sigatsemises. Seis on 11-2. Merike ja Angeelika juhivad. Kahjuks kuulide seisu ei oska kommenteerida hetkel, aga ehk see selgub töö käigus.
see kuul Angeelika asetus läks pikaks. Kas teile tundub ka, et meeste kollane snadi oli paremini nähtav kui see naiste roosa snadi? Hääled on hetkel 4-1 meeste mängu filmimise kasuks. Vastu esimest kuuli läks see asetus, aga tundub siit kaugemalt vaadates, et need on mõlemad täpilised kuulid ehk Angeelika kuulid. Nii et tundub, et Saku sinisel tiimil on 2 punkti peal. Triinu asetus läks pikaks. Angeelika Merike juhivad 11-2 ja praegu neil on 2 punkti peal ja mäng hakkab lõppema. Pilt on udune sellepärast, et mu telefon koos kaameraga jäi kahjuks auto alla. Nii et siit sellest telefonist paremat pilti välja ei võlu eriti. Ja esimene mäng lõppes ka siin. Hetke pärast naaseme siis uute mängudega eetrisse. Aitäh vaatamast!